Filmisüžee algne idee tuli meil sellest. Kuna me mõlemad harrastame Airsofti, siis teadsime, et meil on eelis sõjalise teemaga filmi teha. Kaasa arvatud see, et me mõlemad teame, kuidas relvi käsitleda. Kostüümidisainides saime palju inspiratsiooni filmidest ja mängudest. Tuginedes põhiliselt mängudele, koostasime oma esimese variandi, mis oli liiga ebareaalne, nii et me otsustasime tagasihoidlikuma ja loogilisema rietuse juurde jääda. Umbes oktoobris hakkasime otsima filmimispaiku, millega jõudsime paari nädalaga lõpule. Otsustasime teha algse mustandi, mis pärast oli kasutu, kuna me muutsime mitu korda oma süžeed. Nüüd vaata ringi, siis vaata kuule raadiot korra. Meil oli plaanis sügavam mõttelisem ja vägivaldsem osa, mis pidi üksteist tasakaalustama. Kui lõpuks olime kindlad oma valikus, siis hakkasime otsima näitlejaid, kes meid kahjuks mitu korda alt vedasid. Kostüümide ja rekvisiitide otsimine läks kiiresti, sest meil olid enamus juba olemas. Esimene filmimine oli meie esimene koosfilmimine ja oli seega uus kogemus meile kõigile. See läks meil küll kahjuks halvasti, kuid me õppisime oma vigadest. Napana. Teine filmimine läks iseenesestmõistetavalt paremini, kuid kahjuks oli see ka liiga vägivaldne ja kultuurselt solvav. Me proovisime uusi nurki, kust filmida, kasutasime süžeele täpsemad repliike ja võtsime rohkem aega, et filmida. Kokkuvõttes arenesime ikkagi palju, saime häid mälestusi ja saime palju kogemust juurde. Meil oli väga hea seltskond pidevalt ja meil olid väga abivalmis vanemad ja ma tõesti loodan, et me saame seda korrata. Poiss. Mina olen Erik, looduse sõber Erik. Aga sa filmid ainult mind. Napana. Mul tuli südameatakk.